läks. Tere, head YouTube'i vaatajad ja Kagu raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saate külaliseks on tütarlaps, keda ma ei ole näinud, esimest korda nüüd näen ja kes elab Ameerikas, aga me alustame siit ikka Eestimaalt. Me leppisime ka kokku, et me ei hakka siin teietama, vaid sina ja ma küsin, et sa oled, nii palju ma tean, et sa oled sündinud Tartus ja seal ka koolis käinud, et võib-olla sa siis natuke ise räägid sellest teemast. Nii palju, kui sa olulised. Tere enda poolt ka, armas Eesti rahvas ja suured tänud sulle, Toomas, et kutsusid mind saatesse ennast tutvustama ja vestlema maailma asjadest. Sest et viimaste nädalate sündmused on paisanud mind kuidagi keskpunkti, et võib-olla saaks ka rahvale anda natukene enda poolt tagasisidet, et kes ma olen ja kust ma tulen ja mida ma tegelikult mõtlen või milline meelsus mul on. Ja tõepoolest, et ma olen Tartu tüdruk, ma olen sündinud Tartus 73. aastal ja ka Tartu koolis käinud. Linnas, jah? Tartu linnas? Ja Tartu linnas. Ma olen täiesti Tartu tüdruk. Tartu on üks väga armas ja võrratu linn. Sündisin Tartus, kasvasin üles Tartus 3-lapselises perekonnas. Minu pärisisa suri, kui ma olin 9-kuune. Ema lahutas kasuisast, kui ma olin 8-aastane. Ja siis me olime kolmekesi, minu õde ja vend ka, ja ma olin vanem õde. Selline asjalik, see vist kasvataski minust sellist asjalikku ja võib-olla ka voolis minust sellist ettevõtlikkust ja juhi rolli, sest et asjad pidid korras olema ja juba väga varakult pidid vastutama, kui tulid paljulapselisest perekonnast. Ja Annelinnas, elasime Annelinnas, praegultki on Annelinnas korter. Kaunase puiestel olin Kaunase puieste tüdruk ja käisin Tartu 15. keskkoolis. Ja nagu me siin enne vestlesime, siis tuli välja, et ka sina olid Tartu 15. keskkooliga seotud. Et said seal üht kui teist toimetada. Ma olin Maaritsa koloosi esimehena siis Tartu 15. keskkooli SEF, aitasin neil ehituslikult. Aga ma küsin, et inimesed, et me praegu kohe lendasime Tartusse, aga sa oled ju hetkel USA-s ja millises osariigis oled? Ma olen hetkel Floridas, elan Boca Ratoni linnas. Ja see kuulub West Palm Beachi maakonda, Lõuna-Floridas siis. Ja see ütleme, et siit minu juurest, kus Miami on kuskil tund aega sõita. Aga Trump on veel lähedam kui Miami, nii et Mar-a-Lago on siit minu juurest kuskil 30-40 minutit sõita. Nii et sellises piirkonnas. Au ja kiitus sulle. Palju seal temperatuuri on praegust? Ma ei hakka teid siin kadedaks ajama, aga praegult on väga ilus, praegult on 28 kraadi sooja. Ja niiskus ei ole veel kõige hullem, kannatab elada. Aga varsti läheb ka siin minu jaoks isiklikult kliima natuke raskeks, sest see kuumus on ikkagi suvel väga suur. Ja niiskus, just see niiskus on see, mis on äärmiselt ebamugav. Et kui inimesed arvavad, et elad troopikas, et see on nii võrratu, kogu aeg on soe, siis ega selle kuumaga käivad ka kaasas omad katsumused. Nii, ma küsiks nüüd, et kui sa keskkooli ära lõpetasid 15. keskkooli, ja ma tundsin kõiki neid õpetajaid ja rektorid, väga tore kool ja väga hea selline kooli keskkond, et mis aastal sa lõpetasid? Ma lõpetasin 91. Või oli see 92. Kas 91. või 92. Praegult ongi mäluauk selle koha pealt. Ja kuhu sa siis läksid? Või mis sa tegema hakkasid? See oligi ju väga raske periood noorel inimesel ellu astuda, eks ole. 91. aastal kuulutati siis välja Eesti taasiseseisvumine ja sellega käisid kaasas ju ka väga suured ühiskonnas nii majanduslikud kui poliitilised ümberkorraldused. Ja noore inimesena ma astusingi täpselt ühiskonda sellel ajal, kui kogu ühiskonda reformiti ümber. Ja oli ju väga rasked ajad. Ma ei tea, kas eestlased veel mäletavad, et meil olid talongid ja tõesti olime ju valmis sööma kartulikoori. Ja vaata noorel inimesel leida oma teed ja
ja näha seda tulevikku pikemas perspektiivis tollel hetkel oli nagu väga raske. Ma proovisin ülikooli sisse saada psühholoogiasse ja kujutad ette, et ma ei saanud inglise keele eksam, ei saanud piisavalt punkte. Ja ma olen mõelnud elus, et vaadake, kui naljakas, et kui elu edasi läks, siis nüüdseks ma olen lõpetanud Ameerikas ülikooli inglise keeles summa cum laudega, kuldmedaliga alternatiivses meditsiinis. Ja vot näed, omal ajal üritasin saada ülikooli Eestis sisse, aga kukkusin läbi inglise keele eksamiga. Ja siis ma üritasin minna ka Pärnusse turismikooli sellel ajal. Ja ma mäletan, et ja jälle ma jäin sinna üks päev hiljaks. Ma läksin kohale ja tuli välja mu blond moment, et ma olin pannud kuupäevaga puusse ja ma läksin jällegi inglise keele eksamile kohale üks päev hiljem ja oligi nii minu hariduse tee edasi pürgimine kõik ära nullitud selleks aastaks, kui ma proovisin. Ja siis hakkasin otsima tööd ja ei olnud ju lihtne ka sellel ajal tööd leida. Väga paljud need protsessid, mis ühiskonnas praegult toimuvad, meenutavad mulle ka seda aega, kui mina omal ajal ellu astusin. Ja kui sa tulid tavalisest töölisperekonnast, ema mul oli kondiiter, väga tubli naisterahvas ja lihtne inimene. Ja vot ei olnud selliseid kontakte, sest Eestis need inimesed, kes olid õigel ajal õiges kohas, eks ole, kes saidki nagu varastada ja ümber korraldada seda raha ümber kantida, tekkisid uusrikkad üleöö. Aga need, kes olid tavalised lihtinimesed, kellel ei olnud tutvusid, kuhu siia-sinna koha peale saada, noortel oli nagu väga raske hakkama saada. Ja ma vaatasingi, et see ju kestis ikka aastaid tegelikult ju Eesti ühiskond ju vireles peaaegu 10 aastat selle üleminekuperioodiga. Ja siis tekkiski võimalus minna väikse turismigrupiga Ameerikasse ja mõtlesingi, et miks mitte. Ja kui ma siia ükskord Floridasse jõudsin, siis issakene, noore inimesena siin tundus ju see kõik nii ahvatlev ja võrratu ja mõtlesingi, et võiks ju siin proovida. Ega ma ei mõelnud, et siia jääda, aga mõtlesin, et võiks olla pikemalt kui 2 nädalat. Ja nii need seiklused mul siin Ameerikas algasid ja nüüdseks ma olen elanud Eesti ja Ameerika vahet juba 30 aastat. Aga ütleme, mis sa Ameerikas seal kohe tegema hakkasid, kui sa sinna jõudsid? Inglise keel niru ja raha ka pole taskus. See $400 oli mul taskus. Nii et ma tagantjärgi mõtlen, siis see oli ikka päris hull julge tegemine. Et ma väga tänan oma kaitseingleid ja oma head saatust, et ma olen ikkagi suutnud siin läbi lüüa, sest et olla noore naisena Miamis $400 taskus ja kujutada ette, et noh, nüüd ma hakkan tegutsema, see oli päris hull julge ettevõtmine, aga ma sain hakkama. Ma nagu ikka immigrantidele alguses olen olnud koristaja, lapsehoidja, autojuht. Nii et kõik sellised immigrantide tööd, kes kus sai. Ja siis ma hakkasin juba ka uurima, et kuidas ma saaksin endale pabereid taotleda. Aga lõpuks läksid nii need protsessid, et abiellusin ja lõin pere endale. Ja olin abielus peaaegu 5 aastat ja mul on 2 poega. Ei, ma olin abielus Ameerika juudiga. Nii et see kodu, nii et Boca Ratonis ma elasin, lõin peret, see on mul nagu siis pere loomise piirkond olnud. Boca Raton on mu elus olnud päris pikalt. Nii et kahjuks on mu eksabikaasa tänaseks surnud. Võitles vähiga väga vapralt, aga noh, ei saanud kahjuks, lõpp läks ikkagi nagu väga raskeks, et 9 aastat oli lümfoomaga tegeles, aga lõpuks sai ikkagi vähkemast jagu, kahjuks. Aga kuidas sa läksid seda alternatiivmeditsiini õppima? Kas sa õppisid päevases või õhtus osakonnas? Ma õppisin päevases osakonnas ja see mitu aastat? 4 aastat. Ma tegin kõigepealt, see on ka 4-aastane programm, kõigepealt ma tegin põhiained siin Community College,
Ja siis transferisin oma ained ja krediidid üle Everglades ülikooli. Et kohe siin meil oli väga hea ülikool, mis mulle sobis, Everglades University, kus nad siis pakkusid sellist programmi nagu Bachelor's in Alternative Medicine. Ja ega ei olnud lihtne leida endale seda, et kes ma olen ja mis karjääri ma soovin teha, sest et minul pidid kõik otsused alati elus käima südamega kooskõlas. Et ma ei suuda teha midagi, mis käib minu hingeelu vastu või minu põhimõtete vastu. Ja et minna lihtsalt ülikooli, et saada mingi paber mingis täiesti suvalises, mis iganes teaduskonnas, lihtsalt et paber saada, see mulle ka ei sobinud. Ja et mul läks päris pikalt aega, et lõpuks leida siis, kuhu ma tahaksin oma aega ja raha investeerida. Ja ma alustasin oma kolledžit tegelikult pärast laste sünnitamist, ma olin 27-aastane, nii et kunagi ei ole hilja haridusteed alustada. Ja lõpetasin ülikooli lõpuks, olin 35-aastane. Nii et kogu see minu haridustee on jupiti minu elu sisse põimitud. Nii et mul oli aega, kui ma alustasin, siis ma mõtlesin, et võtan kõigepealt põhiained ära ja küll ma lõpuks välja mõtlen, et kuhu ma siis sooviksin ennast pühenduda. Ja inimese tervis on mulle alati olnud tähtis. Kes on minu lähedased tuttavad, need teavad, et tervislik toitumine ja tervislikud eluviisid, et see on äärmiselt olulised harjumused, et meil oleks ka vanemas eas mõnus ja turvaline elada. Sest et mida vanemaks me jääme, seda rohkem meil võiks olla just seda rõõmu ja tugevust, ka tervise tugevust, et nautida elu. Aga kahjuks me oleme ennast elu jooksul enamuses nii ära äästanud, tööga üle kurnatud, valesid asju söönud, nagu magamata. Me ei ole üldse tegelenud oma enda nagu tasakaalustamisega. Ja ma leidsingi, et võib-olla kui maailma päästa, siis meil tuleks alustada sellest, et me kõik hoolitseksime ise oma tervise eest ja vastutaksime oma tervise eest. Ja me saame väga palju ära teha, kui me ise oleme oma tervise peremehed. Nii et mulle arstide juures käimine pole kunagi meeldinud. Ja ma mõtlesingi, et kui saaks inimesi harida ja teavitada ja anda neile võimalus ja tarkust iseenda eest hoolitseda, et vältida haigeks jäämist, siis see oli minu jaoks juba selline, oleks olnud suur saavutus. No ja samas ka taastusravi. Ütleme, see alternatiivmeditsiin, mina ei kujuta ette, sest mul ei ole mingit kogemust, aga mida sa seal teed? Praegu sa oled lõpetanud ja kus sa töötad? On see mingi haigla juures või on mingi eraja? No, et lõpetasin ülikooli, siis ma mõtlesin ka pikalt, et mida teha ja kuidas teha, sest enne ülikooli minekut mul oli oma hüpnoteraapia kabinet ja tegelesin hüpnoteraapiaga paar aastat, kus ma põhiliselt keskendusin inimeste aitamisele, kes soovisid suitsetamisest loobuda, kes soovisid parandada oma und, kes soovisid tervislikumaid toitumisharjumusi sisendada, et tegelesin selliste alateadvuste ümberprogrammeerimisega, nii et inimese alateadvus ja mõttemustrid ja kui lihtne on tegelikult inimest alateadvuses mõjutada, on mulle täiesti selge ja sellepärast ma ka näen, mis hetkel toimub tänapäeva ühiskonnas ja kuidas inimesed on mõjutatud just kasutades hüpnoteraapilisi võtteid, et siseneda inimese alateadvusesse ja kujundada neile mõttemustreid vastavalt endale sobivaks ja seda juba kollektiivsel tasandil. Ja pärast ülikooli lõpetamist ma tundsin, et ma sooviks teha midagi suuremat ja nüüd ennast võib-olla katsetada ka ettevõtluses. Ja pärast ülikooli lõpetamist oli mul selline hea võimalus hakata arendama toreda meeskonnaga Ameerikas soolateraapia kontseptsiooni. Ja ma olin üks esimesi oma partneritega, kes tõi seda teemat nii kontseptsiooni
kui tehnoloogiat Ameerikasse. Ja väga tore nüanss selle kõrval oli see, et meie tootmispartner asus Eestis. Nii et ma tegingi koostööd siis Eesti inseneridega, kes arendasid seda soolateraapia tehnoloogiat. Meil olid need halogeneraatorid ja soolavoodid ja soolakabiinid ja seda me müüsime üle kogu maailma ja tutvustasingi Ameerika inimestele siis soolateraapia kasulikkusest. Aitasime väikeettevõtteid arendada soolateraapia kontseptsiooni siis igasugustes erinevates businessites ja seda tööd ma tegin kas 7-8 aastat või, mis oli väga põnev, kus minu haridus ja minu taust oli väga vajalik just, et ma tegin väga palju konsultatiivset ja nõuandvat tööd, et harida inimesi, kuidas looduslikud teraapiad on äärmiselt kasulikud ja kuidas siduda looduslikke teraapiaid tänapäeva tehnoloogiaga. Näiteks ka hüdroteraapia, veeteraapia, et kuidas tuua looduslike elementide tervendavat mõju läbi tehnoloogia inimesele kättesaadavamaks. Sest et ka soolateraapia ju tegelikult sai alguse soolakaevandustest, soolakoobastest, kus märgati soola tervendavat mõju inimese hingamisteedele ja kusjuures Venemaal arendati siis välja tehnoloogia ja otsustatigi tuua siis soolateraapia sealt koobastest kontrollitud meditsiinilisse keskkonda ja tehti siis soolageneraator, mida sai siis paigutada juba isoleeritud ruumi ja hakati tegema siis meditsiinilisi neid uurimistöid seoses soolateraapia kasulikkusega inimestele. Nii et tänapäeva keskkonnas või ühiskonnas, kus kogu see tavameditsiin on nii üle võimendatud, siis ma leian, et on äärmiselt oluline leida tasakaal looduslike teraapiate ja kaasaegse meditsiini vahel. Nagu ja nii kummalisel moel, et minu elukaaslane ja mu mees on tegelikult arst ja ta on kopsuarst. Nii et meil on väga huvitavad vestlused just, et kuidas ühendada meditsiinis nii kaasaegset kui ka siis alternatiivset sõnumit. No sina oskad juba minu mõtteid lugeda. Ma tahtsin just seda küsidagi, et sa oled abielus nüüd uue mehega ja teete koostööd. Aga räägib natuke sinu lastest, sul on 2 poissi, eks ole? Jah, Mark ja Eerik. Mark on nüüd 28 ja Eerik on nüüd 26, saab varsti 27, nii et juba täiskasvanud pojad, nii naljakas on mõelda. Ja Ameerikas hariduse saanud? Ja Ameerikas hariduse saanud ja vanem poeg on mul kohe tipphariduse saanud, ta lõpetas Harvardi väga edukalt ajaloo filosoofia teaduskonnas ja noorem poiss on väga tubli ettevõtja, sportlane ja ka armastab nõu anda, mis puudutab fitnessi ja ka tervist, nii et natuke on seda ema pisikut ka neile, tervisepisikut poegadele üle läinud. Ja aga praegult on vanem poeg on mul sõjaväes. Vanem poeg on mul sõjaväes olnud juba 2 aastat, jah, 2,5 aastat varsti. Et päris pikalt ja tema on vist nüüd tema leping on vist veel on jäänud 4 aastat, kas 3 või 4 aastat. Ja kui rääkida nüüd sellest, et kuidas ma üldse sattusin või miks ma olen nii aktiivselt tegelenud nüüd poliitikaga ja jälgin kõike, mis maailmas toimub. Küsimuse ära. Ma just tahtsin küsida, et kuidas ma näen sind siis Facebookis, et kus sattusid üldse poliitika selle soone peale ja kuidas sa sattusid sinna Aivo Petersoni koos või mis ta liikumine oli või? Kuidas sa sinna sattusid? Oih, see kõigest peaks kunagi ühe raamatu kirjutama, aga lühidalt öeldes ma
ma ütleksin, et põhiinspiratsioon, seal oli ka võib-olla mitmete asjade kokkulangevus. Aga siis, kui mu poeg teavitas pärast Harvardit, et ta läheb sõjaväkke, mis oli minu jaoks tegelikult üllatus, sest ta on selline väga klassikaline akadeemiku tüüp, kes elas infomaailmas ja tudeeris ja õppis ja tal ei olnud erilist huvi kunagi olnud nagu enda füüsise arendamisele. Aga ta on väga tugeva karakteriga isiksus ja temale kui mehele oli see äärmiselt oluline, et tal oleks ka tasakaal ja et ta ei oleks ainult mingi nerd või siis eesti keeles nohik, vaid ta tahtis ka arendada endas seda maskuliinset poolt ja ennast nii-ütelda panna proovile. Ja ta otsustas minna sõjaväkke, mis oli minu jaoks šokk, sest et ma olen passifist oma hingelt. Ma leian, et tänapäeva sõjavägi, see ei ole auasi, kui vaadata, kuidas tegelikult militaarseid jõude lihtsalt manipuleeritakse mingite ärimeeste omakasupüüdlikel eesmärkidel. Et need ajad, kus seal võib-olla sõdisid mingite patriootiliste ja kõrgete moraalsete väärtuste eest, et neid aegu ei ole juba tead ammu. Ja mulle ikka ei ole olla kerge poja ema, kui sul on poeg sõjaväes ja kui sa tead, et tal ei ole nagu enam oma elu üle mingit otsustusõigust. Ja vot see andiski mulle sellise kirglikuma tõuke, et uurida ja aru saada, mis tegelikult toimub ja naisena ja emana anda oma panus rahu kontseptsioonist rääkimisele. Et tegelikult, kui me mõtleme, kuhu me tahame inimestena areneda, siis me peame arenema sellisesse kohta, saama nii tsiviliseerituks, et meil ei ole vaja sõjaväge, meil ei ole vaja relvi, sest et me oleme piisavalt intelligentsed, et me suudame suhelda, et meie südamed on piisavalt tasakaalus, et me suudame aru saada, et meil ei ole enam sees seda kurjust ja vägivalda ja tapahimu, mis kogu inimkonda järjest tsüklitena ja mustritena see jälle päevakorda tuleb, et jälle nüüd see point käes, kus me peame hakkama minema üksteist maha lööma ja veel mille nimel. Mingite võltsmoraalsete pealkirjade ja teeside nimel. Selles tänapäeva sõdimises ei ole küll mitte mingisugust au, mille nimel nüüd surra. Ja see oligi ka üks tugevaid põhjuseid, miks ma hakkasin uurima välispoliitikat ja ka loomulikult sõja puhkemine Ukrainas. Et see kõik sattus ühele ajale, suht ühele ajale. Sõda algas 22. aastal, poeg lõpetas mul ka 22 kevad ja sealt mul siis see huvi ennast harida ja aru saada ja pühendada oma energia rahuliikumisele ja rahust rääkimisele ja kutsuda inimesi üles otsima alternatiivseid lahendusi, mitte relvadega. Nagu relvadega ei ole kunagi, sõda ei too kunagi mitte mingisugust võitu. Sõjas on alati kõik kaotajad. Ja kuna ma praegu tööl ei käi, ma elan väga tasakaalukat ja rahulikku ja stabiilset ja turvalist elu. Mul on naisena kõige suurem rikkus, mul on vaba aega. Ma võin otsustada, mida ma oma ajaga tahan teha. Ja ma olen otsustanud pühendada enda harimisele. Ma kuulan hommikust õhtuni väga tuntuid lääne eksperte. Et kui mulle öeldakse, et ma olen venemeelne, siis ma väga harva, kui ma midagi üldse vene keeles kuulan, sest et vene keel ei ole mul kõige soravamalt suus, et ma saan aru enam-vähem meelelahutuslikul tasandil nagu filmid ja multifilmid, aga kui on juba selline keerulisem poliitiline tekst, siis mulle võivad seal ikkagi detailid jääda segaseks. Nii et põhiliselt kogu minu info tuleb siiski
väga tuntud lääne endiste sõjaekspertide ja ka kes on olnud otseselt seotud militaarorganisatsioonidega, näiteks nagu CIA endine ohvitser Larry Johnson, siis Šveitsi kolonel Jacques Baud, väga head intervjuud, kolonel Douglas MacGregor, siis John Meisheimer, Dmitri Laskaris, kreeklane, Aleksei Krainer, kes on Horvaatiast, Alex Mercurius ja Alex Christoforus, ka kreeklased. Nii et kõik see seltskond tarku mehi, keda ma regulaarselt kuulan, ongi väga palju ka kujundanud just minu mõttemaailma ja arusaamist faktidest, sest nad on täiesti erapooletud inimesed, kes ei suru peale mingit moraalset õiget meelt või valet meelt. Nad lihtsalt analüüsivad olukorda objektiivselt ja ratsionaalselt ja praktiliselt, mis Eestis on täiesti puudus. Nii et ma olengi püüdnud lihtsalt enda poolt edasi anda oma vaatenurka, kuidas mina olen aru saanud nendest sündmustest, mis praegu toimub. Kui kaua sa seal koos olid, koos liikumises Aivo Petersoni? Kuidas see Aivo Peterson, mina teda ei tunne, ma loen lehest, et Aivo Peterson on igavene kaavakas, kes tuleb kinni kohe panna. Jah, nii need lehed räägivad üldse väga palju asju, mis pole tõsi. Aga nüüd tagasi siis selle juurde, kuidas ma sattusin kohe niimoodi siia Eesti poliitmaastikule, kuigi see ei olnud ka jällegi eesmärk. Alustaks sellest, et ma tänu Facebookile olen saanud tuttavaks enamuse oma poliitiliste kamraadidega ja üks esimene oli Indrek Pähnapuu, kellega me Facebookis saime tuttavaks, sest et oli näha meie postitusest, et me oleme väga ühte meelt ja mõtleme sarnaselt ja Indrek rääkis, et on plaanis teha ERE ja tegi mind tuttavaks ERE seltskonnaga ja ma olin väga vaimustatud, et oi, et nüüd et äkki saab midagi tõesti ka kasulikku ära teha, et lisaks rääkimisele. Ja kuna mul seda vaba aega oli ja oli võimalusi, siis ma otsustasingi tulla 23. aastal Eestisse, et aidata ERE-l tuult tiibadesse saada. Ja kui ma tulin siia kohale ja tutvusin juhtkonnaga ja mis tegelikult, kes seal seda asja eest veab, siis olles töötanud organisatsioonide ja inimestega ja ka omades naiselikku taju ja vaistu, ma nägin, et ei ole tegelikult seal ka ERE eesotsas seda vajalikku just kompetentsi ja liidri kvaliteeti. Ja igatepidi see põhiprogramm, see poliitprogramm, mis mulle väga meeldis, mis on väga asjalik ja ka üks põhi asju, miks ma üldse nagu ERE peale mõtlesin, oli just need poliitilised suunad, kus rõhutati NATO, just seda, et kolmandate organisatsioonide osalust Eestis tuleb üle vaadata, bürokraatiat tuleb vähendada, meedia tuleb kontrolli alla saada, meedia peab jääma vabaks, ja üleüldsegi väga normaalsed vaated. Aga kahjuks mulle seal ei sobinud ei see suhtlemiskultuur ega see juhtimisstiil ja lahkusin sealt erakonnast ja siis olingi päris õnnetu ja depressiivne, sest mõtlesingi, et näed, jälle tahad midagi head teha, aga nagu asjast midagi välja ei tule. Ja siis eelnevalt tänu ERE, kui ma olin ERE-s, siis ma juba ka teadsin nagu koosist ja ma olin üks nendest, kes rääkis ERE seltskonnale, et teeme koos erakonnaga koostööd, et meil tuleb venelastega koostööd teha. Et see on nagu üks põhiasi Eesti poliitmaastikul, et tuleb murda see russofoobne narratiiv ja see vene viha ja tuleb üles näidata eeskuju ja otsida sildu, kuidas siduda kahte kultuuri ja kuidas nagu ühiselt seista õigete asjade eest, mis ERE juhtkonnale sellel hetkel oli väga vastumeelt minu üllatuseks. Aga pärast, kui ma olin ERE-st lahkunud, siis saingi kutse koos erakonnast, et
et ma tuleksin ja annaksin oma panuse siis sinna erakonda. Ja ma mõtlesingi, et miks mitte just sellepärast, et minu jaoks sellel hetkel Aivo ja Oleg olid väga potentsiaaliga liidrid, kes oleksid võimelised koondama Eesti rahvast ja vene rahvast kokku, sest noh, mõelge ise. Aivo Peterson, Eesti mees, kes oskab vene keelt, Oleg Ivanov, vene mees, kes oskab eesti keelt. Et kui ma neid koos laval vaatasin, nende esinemist, nad olid väga powerful. Nad olid väga karismaatilised ja väga jõulised. Ja samamoodi ju nende vaated, poliitprogramm on ju suurepärane. See ongi peakski olema uue Eesti poliitiline suund. On rahumeelsus, hästi läbisaamine, leida lahendusi, mis oleksid positiivsed nii eestlastele kui venelastele. Ja Aivo Peterson oli siis juba vanglas, siis ta oli juba kinni. Ja ma sain aru, et tegelikult koos erakonnal oli väga suurt lootust, sest et sellepärast ju Aivo kõrvaldategi, sest et nad olid liiga populaarsed. Nad olid liiga populaarsed ja Eestis on suur liidrite puudus. Nii kui kuskilt mõni liider tekib päevakorda, kohe kastreeritakse ära. Koheselt. Noh, Aivo ju sai seal vist paar nädalat olla vabaduses pärast tema suurepäraseid häälte tulemust Riigikogu valimistel. Nagu tegelikult Riigikogu seaduste järgi nad oleks pidanud isegi raha andma või eraldama koos erakonnale. Aga selle asemel Aivo pandi vangi ja Oleg Ivanovi on sellest ajast saadik on kogu aeg meedias peedistatud, mõnitatud, halvustatud. Oleg põgenes Venemaale, sest ega ta ka ei tahtnud sattuda Aivo kõrvale trellide taha. Et kui Eestis räägitakse meile demokraatiast ja sõnavabadusest, siis nagu tõesti lubage naerda, mis sõnavabadusest me räägime. Me mõnitame Venemaad, et seal pannakse opositsioon vangi, aga mis meil siin endal toimub? Ja see ongi nii nürimeelne, kuidas me kogu aeg eestlastena mõistame teisi hukka ja halvustame ja kritiseerime, aga et nagu palun vaatame peeglisse, mis toimub meie enda riigis ja võtame ka vastutuse selle eest nagu endale. Mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest, ainult mingi üks tühi mulisemine ja ülbitsemine et ilma tegelikke ressursse omamata. Noh, ja kuna praegult on koos erakond ainukene erakond, mis propageerib rahu, siis ma tunnen, et vaatamata kõikidele ka raskustele, mis seal koos erakonnas on, sest et ei ole lihtne olla praegu koos erakonnas, mis on täielikult kapo surve all. Kõik meie juhatuse liikmed on kapast läbi käinud aru andmas, mis tehakse, kuidas tehakse. Inimesi lihtsalt intimideeritakse, et hoida seda siis vabaduse rusikat korralikult pea kohal. Sealt tekkis sul side Keskerakonna Tartu piirkonna juhi Andro Roosiga, kes tahab siis kandideerida Tartumaa linnapeaks ja mina tunnen seda meest, see on väga tubli mees ja ta teeb väga tõsist tööd, aga nagu sa juba mainisid, on igal pool juba näpud tagumikus, et kui sina suhtlesid temaga ja Andro tegi sulle ettepaneku, et sa tuleks kandideerima Tartumaa Keskerakonna nimekirja, sest sinusugust tarka naist on Tartusse väga hädasti vaja, see on tohutu kogemused. Siis hakati juba rääkima Androle, mitte rääkima, vaid suunama, et ta ei tohiks sind võtta, et sa oled venemeelne, mida sa juba ka mainisid siin. No ma ei tunne, et ühegi sinu sõna pealt ega sinu välja öeldud lause pealt, et sa oleks mingi venemeelne, sa oled tark, haritud ja suurte kogemustega naine. Aitäh, Toomas, see on väga armsasti öeldud. Androga, jah, see lugu nüüd, kuidas meil siis Androga tekkis koostöö tegemise variant, see on tegelikult suht hiljuti, et ma olen varem märganud Androt ja teie ühiseid saateid ja kuulasin ja mõtlesin, et ohoh, näete, et
ei ole veel kõik Eestis kadunud, et mulle väga ka on meeldinud Andro asjalik jutt. Ma näen, et ta on tegija mees, mitte ainult kiruja mees, kes omab just majanduslikku mõtlemist, sellist eestlaste ratsionaalset ja tasakaalukust. Ja mis mulle kõige enam Andro juures sümpatiseeris, oli see, et ta oli sõbralik. Ta oli sõbralik, ta oli avatud. Ma ütleksin isegi, et hulljulge, eks ole, et teha selline ettepanek ja see juba näitas, et inimene on valmis mõtlema väljaspool ette kirjutatud reegleid ja mustreid, mis selliseid inimesi aja Eestis tikutulega taga. Et ma küll, kui Andro sellise pakkumise tegi, ma mõtlesin iseenesest, see oleks ju tegelikult väga hea variant just näidata Eesti rahvale, kes on kaotanud igasuguse usalduse poliitikute suhtes. Sest kogu aeg käib ainult üks kaklemine, mõnitamine, mahategemine, sildistamine. See oleks tegelikult väga ilus ja suurepärane võimalus näidata, kuidas võib-olla erinevatest taustadest, erinevatest erakondadest ja erineva taustaga inimesed tahavad teha koostööd. Ja et on võimalik teha koostööd, vaatamata sellele, mis erakonnast sa oled. Kui sul on nagu mõistus oma koha peal ja kui sul on süda oma koha peal. Sest et kõik ju me tahaksime seda, et Eestis oleks rahulik elada, et sünniks lapsi juurde, et oleks töökohti, et ei bürokraatia ei peedistaks. Me sooviksime inimkeskset säilitada inimesele suunatud keskkonda. Ja kui Andro siis arvas, et võiksime ju teha koostööd, siis ma mõtlesin, et miks mitte. Kuigi mul oli omad kahtlused selles suhtes, et kas te olete seal nagu seda asja ikka läbi mõtlenud ja kas te ikka teate, millise taustaga naisterahvas ma olen. Aga julgus vajab ka julged ettepanekud, vajavad julgeid vastuseid ja ma ütlesin samamoodi, et miks mitte. Et vaatame, mis saab ja sai nii, nagu ta sai. Et meie ilus ettevõtmine lihtsalt jooksis liiva. Kuigi Eestis oleks praegult just vaja koostööd. Ja minu arust Keskerakond oleks väga sobiv partner, kellega ka näiteks Kooserakonnal võiks alustada koostööd ja murda välja nendest probleemidest, mis ka Keskerakonnas ju valitsevad. Et ta ei ole ju ka, ega Keskerakond on ka praegult selline limpa-lompa, natukene poliitiline lombakas. Mina arvasin, et see võiks olla tegelikult igati ilus ettevõtmine. Kui ma nüüd küsin, vabandust, et sina, kes elad Ameerikast, ma ei teagi, palju siit Eestist sinna Floridasse maad on? Oskad öelda? Lendamine. Tavaliselt on üks maandumine Euroopas, sinna on kas siis 2 või ka 3 tundi lennata ja sealt edasi Ameerikasse on siis juba kas 11 või kuni 12 tundi. Nii et sellist lennutundi kokku on kuskil 14 tundi, et ega see reisimine Ameerika ja Eesti vahet on olnud, see on suht pikk. Ma just mõtlen seda, et sa oled seal keskkonnas elanud, sa oled harjunud hoopis teise elulaadiga, mõtlemisega, analüüsimisega ja kui sa nüüd tuled siia meile appi, kellel on nii suured kogemused ja sa oled ennast nii palju harjunud, sa lugesid, kellega sa suhtled ja arutled neid teemasid, et kuidas siis ütleme see inimene, kes tahab tulla appi ja meid parandada, meile paremaid elutingimusi looma, et me hakkaksime normaalsemalt elama, üksteist rohkem armastama, üksteist rohkem hoolima ja tegema kõik selle väikse Eesti, kus elab 1,3 miljonit inimest ja pindala ka väike 45 000. Florida üksi on 170 000 ruutkilomeetrit, seal elab 23 miljonit ja selline inimene tuleb meile appi ja me ütleme, et ei, Andro, seda tüdrukut sa ei tohi võtta, ta on venemeelne. No sa ei teagi eriti, mis on venemeelne, kus sa seal vene keele ära õppisid, keskkooli ajal või? Jah. Et mis venemeelne sa oled, sa oled üks tark inimene, tark naine, kellele hädasti meile on just selliseid vaja. Me peaksime sind niimoodi kaisust vastu võtma, mitte teistmoodi. Ma ise olen ka mõelnud, et mul on mida anda
mul on anda oma ennast kui isiksust ja oma aega ja ma väga tahaksin näha oma armsat Eestimaad õitsemas rahumeelselt. See, mis Eesti inimeste hingedega, Eesti inimeste vaimuga, Eesti inimeste tervisega praegu tehakse, see on kuritegelik, sest et meie rahvus on väga väike ja vot võib-olla see, et ma olen siin Ameerikas elanud nii pikalt, siis see ongi aidanud mul tajuda iga kord, kui ma koju lähen, kui tillukene on Eesti. Ta on nii armas, ta on nii tillukene, ta vajab kaitset. Eesti ei sobi mitte mingisugusteks sõjategevusteks. Et see loomulik kadu, mis sõjaga tekib, see on Eesti jaoks katastroofiline. Mitte ainult, isegi kui Eestis saab näiteks, ma ei tea, 1000 sõdurit surma. See on juba suur katastroof, mis puudutab paljusid perekondi, aga nüüd kujutage ette, mis näiteks Ukrainas on praegult 1 miljon meest juba kas hauas või haavatud. Noh, Eestil ei ole seda rahvastiku arvu, et me saaksime ennast katsejänestena mingitel sõjatandritele ohverdada. Ja mille eest? Ma kõik, kes ka praegu sõda õhutavad, ma mõtlengi, et mis see võit endast kujutab. Ei ole keegi mulle ära defineerinud, et mille vastu me tegelikult võitleme või mille eest me oleme tegelikult valmis surma minema. Et Ukraina on juba tänaseks kaotanud. Seal ei ole enam mingit küsimustki. Praegult käib lihtsalt selline köie venitamine ja veel lohistatakse neid kokkuleppeid siia ja sinna, kuigi on ilmselgelt, et Venemaa on jõupositsioonil, ta viib ellu kõik oma eesmärgid ja tal on ressursse, et seda teha. Ja Euroopal ega Ukrainal seda ei ole. Ameerika president ütles Zelenskile, et kuidas sa nagu saad, et mis mõttega sa seda sõda oled üles kiskunud, et normaalne mõistusega inimene ei alusta sõda endast 10 korda suurema riigi vastu, kui endal pole pomme ja siis käid mööda maailma ringi ja kerjad endale militaarabi. Et enne, kui sa ikka sõdasid alustad, siis tuleb läbi mõelda, et kas sa oled võimeline ka seda sõda võitma. Ja vot praegult tahaks ka Eesti poliitikute käest küsida, et kas te kujutate ette, et te nüüd võidate seda sõda, mida te siin üles ässitate ja mismoodi see võit siis välja peaks nägema? Ukraina on juba kaotanud ja praegult oleks viimane aeg muuta poliitilist retoorikat ja hakata mõtlema selle peale, kuidas alustada diplomaatilisi läbirääkimisi. Et meile räägitakse, et Venemaa tuleb kogu aeg Eestile kallale, aga on kellelgi seal Toompeal olnud seda julgust siis, et okei, läheme otse Moskvasse ja küsime järgi, mis probleem on. Räägime asjad sirgeks. Aga selle asemel meil veel keeratakse vinti juurde. Hakkame nunnasid kloostrist välja suruma, võtame Vene kodanikelt hääleõiguse ära. Nüüd viisime Narva, viime sõjaväe sisse. Me ise kunstlikult ju fabritseerime praegult seda vaenu, mida tegelikult ei ole. Mida on venelastel tulla siia Eestimaale meid, ma ei tea, okupeerima? Nagu mis eesmärgid, et see on nii rumal jutt, et venelased vajavad territooriumi. Ei vaja. Venelastel on lihtsalt see soov, et nende rahvust ei peedistataks ja ei mõnitataks. Sest et ka Ukrainas lisaks NATO laiemisele tegelikult see põhiprobleem oli see, et toimus süstemaatiline vene rahvuse alandamine ja mõnitamine ja inimõiguste rikkumine, aga sellest meie meedia ei taha rääkida. Lääne meedia juba räägib sellest, mis tegelikult on Ukrainas toimunud ja Eesti läheb täpselt sama rada mööda. Nagu täpselt sama rada mööda. Nüüd, kui juba on selge, et sõda on kaotatud, miks meie valitsus keerab vinti juurde? Selle asemel, et otsida rahumeelseid lahendusi. Ja üks päev nad peavad selle eest vastutust andma, et nad käituvad nagu kuritegelikud pande seal Toompeal. Aga ütle, tänane reformi valitsus, mis on väga pikka aega olnud võimul, et mida nad on sinu arvates, kui sa sealt Ameerikast vaatad, Floridast, no 10 000 kilomeetri kauguselt, mis on see põhiviga, mida tänane reformimeelne valitsus teeb? No Eesti 200 ei oleks sinna kunagi saanud, kui ei oleks reformil
e-valimise serverid, ma ei tea, kas sa sellest tead midagi või? jah, Tead? ma olen kursis. Ja seda võib-olla tahakski alustuseks öelda, noh, kui hakkate rääkima, mida Reformierakond kõik valesti teeb, siis see saade ei lõpekski ära. Aga ma arvan, et üks põhitegureid on see, et tänu Reformierakonnale on rahva usaldamatus valitsuse suhtes järjest suurenenud, sest et milleks rõhuda nende e-valimiste peale nagu, kui on selgelt näha, et kas Ameerikas on e-valimisi või? ei, siin on, käid koha peal ja või saad ümbrikuga saata, et sa saad hääletada kirjalikult, aga mitte elektrooniliselt. Selge. Siin on ka muidugi omad probleemid igal pool, et võltsimist vältida. Aga ma leian, et Eesti riigis, mis on nii väike riik, valimised peaksid olema sellised, mis rahvale sobivad ja mis tekitab rahva usaldust. Et kui sa soovid ajada poliitikat, siis number üks asi on see, et rahvas sind usaldab. Aga meil ei usalda rahvast poliitikuid. Noh, sest nad on ilmselgelt ju näidanud, et nad on tegelikult reeturid, nad ei seisa Eesti rahva huvide eest, nad ajavad seal Brüsseli, Ameerika, kelle iganes teiste riikide huve, aga see, mis Eestile on hea, selle eest ei seisa mitte keegi. Ja Reformierakond on olnud üks super näide sellest, kuidas alatult manipuleerides võimust kinni hoida, kuidas ei huvitata reaalsus, mis tegelikult rahva eluga toimub ja käitutakse täiesti põhiseaduse vastu. Põhiseadus, meil on seadus paigas, meil ei ole vaja hakata ju midagi uuesti välja mõtlema. Et Eesti riik saaks eksisteerida, on meile oluline säilitada oma keelt, oma kultuuri ja mis on kõige tähtsam, eestlaste iivet. Sest et kui eestlasi peale ei sünni, nii nagu see juba praegult on, et eestlasi ei sünni enam piisavalt juurde, siis meie rahvus lihtsalt sureb välja. Ja kõik meie tegevused ja seadused peakski olema lähtuma sellest, et Eesti rahvas jääks kestma. Aga seda ei tehta. Kahjuks küll, jah. Meie aeg hakkab väga otsa saama, aga ma küsin, et kui sina siiski lõpuks Keskerakonna tippjuhid lõpuks andestavad sulle ja leiavad, et sinusugust tüdrukut on vaja, mõistust ja jõudu ja mõttetarkust ja ka esinemisjulgust, et millist kohta sina linnavalitsuses tahad sa olla mingisuguse abilinnapea kultuurialal või mingi muu või siis näiteks haridusalal, milline selline koht huvituks sind, kui sa tahaks Ameerikast ära tulla, et vaat ma tulen nüüd siia Tartusse. Sul on siin korter olemas, eks ole? Jah. Ja mul on ka maakodu Tartu lähedal, pool tundi sõita Otepää poole Nõunis. On mul esivanemate kingitus 30 hektarit kauneid künkaid ja tiik ja tamm. Aga minule kõige südamelähedasem probleem kindlasti on Eesti rahva tervis ja ka sotsiaalsed probleemid. Minu enda perekonnas on väga palju puudega probleeme olnud ja ma näen, kuidas puudega inimesed on täiesti nurka lükatud, kuidas nii vanurid, puudega inimesed, noored pered, needki meie ühiskonna nõrgem pool on jäetud täiesti hooletusse. Nii et kindlasti ma sooviksin arendada neid projekte, mis aitaks kaasa abilinnapea sotsiaalalal, noh. Vabandust. No ma ei oska öelda neid tiitleid. Ma usun, et ka käiguprotsessis selguksid paljud asjad, kus ma saaksin kõige paremini kaasa lüüa, sest et ma arvan, minu põhiväärtus oleks see, et mul on nagu protsessor veel hästi säilinud, ma mõtlen oma peaga ja mida tehaksegi ju sellistes linnavalitsustes ja Toompeal on ju otsustamisprotsessid, kuidas inimesed oma otsuseid teevad. Ja ma arvan, et tasakaalustatud mõistuse ja tasakaalustatud südametunnistusega inimene, nagu ma olen, kes ei ole äraostetav ja kes ei ole mõjutatav ja kes ei ole ka arginimene, kes julgeb oma vaatenurka välja öelda ja ka seda põhjendada, miks ma niimoodi arvan. Ma ei ütle, et mul on alati õigus. Ja
on ju vaadake number 69 ka, et vaatad siitpoolt on ühtepidi, vaatad teistpidi on ju, et sa võid ju näha asju väga erineva nurga alt. Aga mis on oluline aruteludes ongi see, et sa oskad põhjendada, arutleda ja siis leida see iva või see koht, mis ongi, vot siia tuleb see haamer koksata ja see on prioriteet ja alustame sellest. Ma usun, et mis iganes protsessides ma oleksin kaasa arvatud, ma olen väga kiire õppija, asjadest arusaaja, mul on väga hea analüütiline mõtlemine ja ma usun, et ka just otsuseid tehes ma lähtun ka eelkõige inimlikust seisukohast, et mis on meile inimestele kasulik. Ja muidugi üks minu põhiasi, mis mulle praegu väga muret teeb Tartu osas, on selle uue südalinna Süku projekti tahetakse ehitada keset linna veel ühte monstrumit juurde. Nagu milleks? Tartu linn, meie Emajõe äärne linn, mis oli nii armas ja seal on loodust ja rohelust ja nüüd järjest lihtsalt tambitakse mingeid karpe täis, et no ma ei tea. Vaadake kasvõi seda Tartu ristmikku seal, 3 kaubanduskeskust ühel ristmikul, nagu mida on meil shopata seal nii palju 100 000 inimesel. Iga nurga peale tehakse mingisugune karp, mingisugust shoppamisega või siis jälle mingi kultuurikeskus, et palun väga, tehke see, võtke see tasku ja viige sealt need poed välja ja tehke sinna oma kultuuri nii palju kui soovite, aga palun jätke see Tartu südalinna park rahule. Las see rohelus olla seal, see tükike rohelustki veel, mis meile sinna kesklinna on jäetud. Et see oleks selline nagu konkreetsem südamevalu, mis mul praegu Tartu asjadega on. Ja loomulikult ka seda, et ma sooviks, et Tartu oleks Eestis linn, mis esindaks tõelist teadust ja haridust, mis oleks meelsusvaba. See, kuidas praegu Tartu on surutud ka sinna meelsuse purki, et sa pead ütlema, teadlased ja arstid ja kõik peavad lööma kulpi Tallinna poole, nii kuidas suunised tulevad. Tartu võiks olla see paradiis, kus on akadeemiline vabadus, kuidas sa saab teha teadust ilma, et sulle dikteeritakse, mida sa pead tegema ja millised tulemused peavad olema. Et Tartu on ju alati olnud kultuuri ja teaduse pealinn. Noh, ja kui ma mõtlen, Tartu vaim on praegu südapaha sellest, mis toimub seal Tartus. Et just tuua tagasi seda meelsusvaba õhkkonda Tartusse ja ka rõhutada, et Eestis võiks ka tõesti kogu selle homopropaganda ja seksuaalpropaganda taustal võiks olla mingi linn, kus julgetakse au sisse tõsta traditsioonilised väärtused, mees, naine, viisakus, kultuur, noh, ei ole see mingi kultuur, kui habemes naised ja palja tagumikuga seksperverdid mööda linna ringi jooksevad, et nagu, ma ei tea, las olla Tallinn siis see meie edasi jõudnud liberaalide linn, aga Tartu võiks siiski jääda nagu konservatiivsete väärtuste kandjaks. Nii, aeg läheb, aga nüüd ma küsin, et me teame, et eestlane on väga passiivne ja teda mõjutab meie tänane meedia väga tugevasti ja keegi ei julge, siukseid julgeid naisi peab ainult Ameerikast tooma, nagu sina siin julgelt välja oma mõtted ütled, saatma sinna sinu juurde väljaõppele ja siis tulevad julged välja. Kuidas me saame seda, et inimene julgeb, et ta ei lähe seda e-hääletust tegema arvutisse, vaid võtab oma abikaasa ja täiskasvanud lapsed ja lähevad koos kõik pühapäevasel päeval oktoobrikuus valima ja kuidas kasvatada selles inimesest julgust. Ma olen väärikas, ma austan iseennast, ma austan seda keskkonda, mille keskel ma elan. See on hea küsimus ja praegult tuleb lihtsalt näidata eeskuju ja üks minu rollidest on ka olnud lihtsalt näidata eeskuju, et ega ma ei pürgi või ei trügigi kuskile selles mõttes, et see on minu jaoks eesmärk omaette. Ma olen lihtsalt selle vooluga kaasas läinud ja näidanud eeskuju sellega, et tuleb julgelt välja öelda, mida tegelikult mõeldakse ja mida rohkem on inimesi, kes liituvad ja eeskuju annavad. Meil on siin neid Facebook sõnasõdalasi ka juba teisi.
päris mitmeid, et tuleb lihtsalt rääkida ja edasi anda ja võtta ise see, et ongi, et ega me teist ju ei saa muuta, aga vot ise olla eeskuju ja teha nii, nagu õigeks peeta, ise nagu õigeks pead. Ja eestlastel on aeg öelda ei, et see jah, inimeste aeg on möödas. Meil tuleb nüüd öelda ei ja meil tuleb piirid paika panna. Me ei pea minema ühest äärmusest teise, et ajaloost on meil praegult ju väga hea vaadata, mis on sobinud, mis ei ole sobinud. Ja vot nüüd tulebki võtta siis see paus ja teha ümberkorraldused, sest et Eesti riik vajab väga sügavat ümberkorraldust ja mis ei jää niikuinii ka tulemata. Aga kõige tähtsam on jääda enda südametunnistusele kindlaks ja inimlikkusele kindlaks ja öelda ei sõjale, öelda ei perverssustele, öelda ei e-valimistele ja ongi, kui kõik inimesed lihtsalt lähevadki paberil ja hääletavadki paberil. Noh, juba see on ju protest e-hääletamiste vastu. Kui me lihtsalt ei hääletaks, noh, et niikuinii alati annab ju susserdada ka paberite peale, aga see oleks juba ju konkreetsem vastupanu liikumine, kui inimesed lihtsalt võtaks kätte ja ei e-hääletaks, siis see e-hääletus lihtsalt surekski välja. Aga noh, kuidas me selleni jõuaksime, vot see on ise küsimus. Ma tõusen sinu ees püsti ja tänan südamest sind, noort naist, kes julgeb nii julgelt rääkida. Aitäh sulle ja mis kõige tähtsam, hoiame kokku ja teeme kõik selleks, et Eestimaal elu paremaks läheb. Suur tänu sulle. Aitäh sulle ka, Toomas. See oli siis tänane jutusaade ja seda saate kuulata siis, kui see üles pannakse. Aga aitäh ja ilusad. Mis kell seal nüüd on juba? Nii, meil on siin kell on 12 südapäeval. Nii et ma lähen teen endale lõunase tervisliku mahla. Mul on praegult see, et ma olen nüüd hästi fännan aloe vera mahla ja sidurimahla. Et aloe vera soovitan kõikidele, on üks ka fantastiliselt tervendav jook ja tervendav taim igatepidi. Aitäh, head isu sulle ja ilusat päeva jätku, aga teile head YouTube'i kuulajad, ilusat õhtupoolikut.